sealt. Aga ei ole seda õiget tulnoppa Valner. Tõi selle väga hea reaktsioonitõrje. Tuuderev lööb ja võtab ristnurgast Valner selle palli ära. Ja Valner. Karl-Andre, kuidas võib viimaste mängudega rahule jääda? Tundub, et tulemused on siin Premium-liigas olnud head, tõsi, Euroopas võinuks meil minna vist nõksa paremini. Jah, et see Premium-liigas on, mis meil on 6 võitu järjest, et sellega saab rahul olla. Kindlasti on asju, mida paremini teha, aga lõpuks on ikkagi tähtis 3 punkti ja Euroopast on natuke kahju, aga see on juba möödanik ja siime nüüd Premium-liiga võitu. Kuidas sa enda tegevusega oled viimastes mängudes rahule jäänud ja kaitseliiniga samamoodi? Ma arvan, et pigem on väga positiivne olnud, et 2 uut keskkaitset ja viimane mäng uus formatsioon, et tegelikult on üksti lugemine juba päris hea seal lühikese ajaga ja saab muidugi neid väravaid vähemaks, on õnnetud penaltid ja mis me oleme teinud endale, aga ma arvan, et üldkokkuvõttes võib rahul olla. Kuidas sa peatreenerina teda iseloomustaksid ja kuidas tal seni läinud on? Ma usun see, mida me ootasime temalt, kui me skautsime teda, seda ta näitabki, et väga hea iseloomuga noormees, kellel tööeetika kõrgel tasemel, et kõik, mis puudutab meie nagu filosoofia, et ta sobib väga hästi, ta on julge, ta tahab iga päev areneda ja ta näitab väga suurt progressi. Alates sellest päevast, kui ta tuli ja tänase päevaks ta on teinud väga suure hüppe, nüüd ta on ka koondises. See näitab kindlasti tema tugevust, et ta tahab areneda ja tahab saada paremaks iga päev. Reedel ootab ees Tammeka. Kuidas te selleks mänguks valmistute ja mida Tammekalt ootate? Võib arvata, et Tammekas on rohkem sisu, kui see tabelikoht näitab. Jaa, kindlasti, et ootame rasket mängu nagu kõikide vastaste vastu, aga teame enda tugevusi ja läheme mängu domineerima. Teame, et Tammeka võib nõelata kiirete kontratega, aga oleme selleks valmis. Kuidas sulle tundub, teine pool hooaega on ees, et kas meil on piisavalt energiat, jõudu ja kõike, mida vaja läheb, et sellel aastal ikkagi meistritiitel ära võtta? Teha Tallinnas nii-öelda see rohepööre? Ma arvan, et sellest pole küsimustki, et tegelikult iga päev, kui trenni tulla, siis on näha, et meestel on naeratus näol ja motivatsioon on nagu kõrge, et kõik tahavad tõestada ja kõik tahavad mängida ja kõik tahavad seda liigat ka võita lõpuks, et sellest me ei kahtlegi. Peagi avalikustatakse Eesti koondise kandidaadid eelseisvateks valikmängudeks. Kuidas sul tunne on lootust oma nime ka seal nende hulgas näha ja kas võib seekord ka esimesed minutid kätte saada? Ei tea, loodame, aga selle peale ma ei ole isegi kordagi mõelnud, et hetkel on tähtis Levadia kõik mängud ära võita ja siis vaatame, mis tulevik toob. Super, suur tänu sulle!